In 1996, President Gordon B. Hinckley appeared 1996. aastal kõneles president Gordon B. Hinckley rahvuslikus telesaates 60 minutit. Kogenud ja söakas ajakirjanik Mike Wallace vestles president Hinckleyga paljudel tähtsatel teemadel. Vestluse lõpupoole täheldas härra Wallace. Mõned on öelnud, et see on gerontokraatia, et kirikut juhivad vanad mehed. President Hinckley vastas rõõmsameelselt ja kõhklematult. Kas pole tore, kui eesotsas on kogenud otsusekindlad mehed, keda ei saa kõigutada igas õpetuse tuules? Minu eesmärk on selgitada, miks on tore, et Jeesuse Kristuse taastatud kiriku eesotsas teenivad vanemad, vaimselt küpsed ja otsusekindlad mehed ja miks me peaksime kuulama ja võtma kuulda õpetusi neilt meestelt, keda Issand on valinud andma tunnistust tema nimest kõikide rahvuste, hõimude, keelte ja rahvaste seas. Ma palvetan, et Püha Vaim õpetaks meid kõiki, kui mõtiskleme koos selle olulise teema üle. Ma kõnelen sellest teemast meelega kõrvaltvaataja pilgu läbi. Vanuse poolest olen ma olnud juba 11 aastat 12 kvoorumi noorim liige. Minu teenistusaastate jooksul on esimeses presidentkonnas ja 12 apostli kvoorumis teeninud meeste keskmine vanus olnud 77 aastat. See on olnud selle ajajärgu jooksul 11-aastase intervalli kohta apostlite kõrgeim keskmine vanus. Kvoorumis, kus ma teenin, on mind õnnistatud selle liikmete kollektiivse apostelliku, vaimuliku, isikliku ja ametialase kogemuste pagasi ning mõistmisega. Üks näide vestlustest vanem Robert T. Halesiga näitlikustab neid võrratuid võimalusi, mis mul on olnud, et neilt juhtidelt õppida ja koos nendega teenida. Mõned aastad tagasi veetsin pühapäeva pärastlõuna koos vanem Halesiga tema kodus, kuna ta taastus raskest haigusest. Vestlesime oma perede käekäigu, kvoorumi kohustuste ja tähtsate kogemuste üle. Ühel hetkel küsisin vanem Halesist. Sa oled olnud edukas abikaasa, isa, sportlane ning äri- ja kirikujuht. Mida oled sa vanemaks saades ja füüsiliste võimete kahanedes õppinud? Vanem Hales mõtles hetke ja vastas siis. Kui sa ei saa teha seda, mida oled alati teinud, siis teed seda, mis on kõige tähtsam. Tema vastuse lihtsus ja kõikehõlmavus rabas mind. Mu armas kaasapostel jagas minuga eluõppetundi, kogemust, mis oli läbinud füüsiliste kannatuste ja vaimsete otsingute tiheda sõela. Kõrge eaga kaasnevad piirangud võivad õigupoolest olla vaimse õppimise ja mõistmise märkimisväärseteks allikateks. Samad tegurid, mis võivad mõne arvates nende teenijate tõhusust piirata, võivad saada nende suurimaks tugevuseks. Füüsilised kammitsad võivad avardada nägemust. Piiratud jõuvaarud võivad muuta prioriteedid selgemaks. Võimetus paljude asjade tegemisel võib koondada tähelepanu kõige tähtsamale. Mõned on pakkunud välja, et kirik vajab noori elujõulisi juhte, et tegeleda tõhusamalt tänapäeva maailma tõsiste väljakutsetega. Kuid Issand ei kasuta oma eesmärkide elluviimiseks nüüdisaegseid filosoofiaid ega praktikaid. Võime eeldada, et kiriku president ja teised vanemjuhid on ka tulevikus vanemaealised ja vaimselt kogenud mehed. Inimlike nõrkuste mõju eest hoolitseb ja seda tasakaalustab Issanda ilmutatud viis juhtida oma kirikut nõukogude kaudu. Huvitaval kombel kinnitavad nende meeste surelikud piirangud tegelikult neile tulevate ilmutuste jumalikku päritolu. Need mehed on tõepoolest kutsunud Jumal prohvetliku kuulutamise kaudu. Olen täheldanud oma vendade puhul, mis on vähemalt osa põhjusest, miks Issand tahab, et kiriku juhtivatel kohtadel teeniksid küpsed, otsusekindlad vanemad mehed. Need mehed on Issandalt
keda nad esindavad, teenivad ja armastavad, saanud juhatust juba pikka aega. Nad on õppinud mõistma püha vaimu jumalikku keelt ja issanda viise, kuidas saada ilmutust. Need tavalised mehed on teinud läbi kõige ebatavalisema arenguprotsessi, mis on teravdanud nende nägemust, avardanud mõistmist, kujundanud armastuse igast rahvusest ja igast olukorras inimeste vastu ja kinnitanud taastamise tõesust. Olen olnud korduvalt tunnistajaks, kuidas mu vennad püüavad usinalt täita ja suurendada oma kutset, maadeldes samal ajal tõsiste füüsiliste probleemidega. Neid mehi ei ole kannatustest säästetud. Pigem on neid õnnistatud ja tugevdatud, et nad saaksid kannatustest hoolimata vapralt edasi minna. Nende issanda esindajatega koos teenides olen hakanud mõistma, et nende suurim soov on tunnetada ja teha taevase isa ja tema armastatud poja tahet. Vendadega nõu pidades on saadud inspiratsiooni ja tehtud otsuseid, mis peegeldavad valgust ja tõde, mis on kõrgemal inimmõistusest, arutlusvõimest ja kogemusest. Nõutuks tegevate probleemidega ühtselt töötades on meie kollektiivne mõistmine mõne teema suhtes tänu püha vaimu väele imelisel moel suurenenud. Mind on õnnistatud võimalusega näha iga päev kõrvalt nende juhtide isikupära, võimeid ja üllast iseloomu. Mõni leiab, et vendade inimlikud puudused teevad muret ja kahandavad usku. Minu jaoks on need ebatäiuslikkused julgustavad ja usku tugevdavad. Olen nüüdseks olnud tunnistajaks, kuidas füüsilise surma tõttu on läinud vaimumaailma uusi kohustusi täitma minu 6 venda. President James E. Faust, president Gordon B. Hinckley, vanem Joseph B. Wirthlin, vanem L. Tom Perry, president Boyd K. Packer ja vanem Richard G. Scott. Need vaprad vennad pühendasid kogu oma hinge, et tunnistada kõikjal maailmas Jeesuse Kristuse nimest. Nende õpetuste kõikehõlmavus on hindamatu. Oma teenimistöö lõpuaastatel jagasid need teenijad meiega vägevaid vaimseid kokkuvõtteid, mida nad olid saanud aastakümnete pikkuse pühendunud teenimise kaudu saadud õppetundidest. Need juhid andsid edasi suure väärtusega tõdesid ajal, mil mõne arvates oli neil endast anda kõige vähem. Mõtisklege pühakirjade suurte prohvetite viimaste õpetuste üle. Näiteks võttis Nefi oma ülestähenduse kokku sõnadega, sest nõnda on issand mind käskinud ja ma pean kuuletuma. Jaakob manitses oma elu lõpul, parandage meelt ja sisenege kitsast väravast ning jätkake teerajal, mis on ahtake, kuni te saate igavese elu. Olge targad, mida rohkem saan ma öelda. Moroni lõpetas oma töö kuldplaatidega lootusrikka ülestõusmise ootusega. Ma lähen varsti puhkama Jumala paradiisi, kuni mu vaim ja keha taas ühinevad ja mind tuuakse võidukalt esile läbi õhu, et kohata teid, suure Jehova, nii elavate kui ka surnute, igavese kohtumõistva, meeldiva kohtuärje ees. Meid on õnnistatud, et saame õppida viimsaja prohvetite ja apostlite viimastest õpetustest ja tunnistustest. Tänapäeval ei ole nende nimed Nefi, Jaakob ja Moroni, vaid president Faust, president Hinckley, vanem Wirthlin, vanem Perry, president Packer ja vanem Scott. Ma ei väida, et nende armsate vendade viimased sõnumid olid nende teenimistöö kõige märkimisväärsemad. Ent nende vaimse õppetöö tulem ja elukogemused võimaldasid neil juhtidel rõhutada igavesi tõdesid täieliku siiruse ja suure väega. President Faust teatas oma viimases üldkonverentsi kõnes 2007. aasta aprillis.
Päästja on pakkunud meile kõigile hinnalist rahu oma lepituse vahendusel. Aga see saab tulla ainult siis, kui me oleme nõus negatiivsed viha, kiusu või kättemaksutunded välja heitma. Pidagem meeles, et selleks, et andeks saada, tuleb meile andeks anda. Ma usun kogu südamest ja hingest tervendavasse väesse, mis võib meile osaks saada, kui me järgime päästja nõuannet andestada kõikidele inimestele. President Fausti sõnum on vägev õppetund mehelt, keda ma armastan ja kes on üks kõige andestavamaid mehi, keda olen kunagi tundnud. President Hinckley tunnistas oma viimases üldkonverentsi kõnes 2007. aasta oktoobris. Ma kinnitan teile täna, et mul on tunnistus prohvet Joseph Smithi kutsumisest, tema tööst ja sellest, et ta pitseeris oma tunnistuse oma verega kui igavese tõemärter. Me seisame teiega silmitsi karmi küsimusega, kas nõustuda esimese nägemuse paikapidavuse ja sellele järgnenuga. Selle kiriku õigsus põhineb esimese nägemuse tõelisusel. Kui see on tõsi ja ma tunnistan, et see on tõsi, on töö, millega me oleme hõivatud, tähtsaim töö maa peal. President Hinckley tunnistus kinnitab vägevat õppetundi mehelt, keda ma armastan ja kelle kohta ma tean, et ta oli Jumala prohvet. Vanem Wortlin pidas oma viimase üldkonverentsi kõne oktoobris 2008. Ma mäletan oma ema nõuannet, mis ta mulle sel ammusel päeval andis, kui mu jalgpallimeeskond mängu kaotas. Tulgu, mis tuleb, sa armasta seda. Ebaõnn võib õige käsitluse korral muutuda õnnistuseks meie elus. Kui me võtame asja huumoriga ja püüdleme igavikuliste eesmärkide poole, mõistame hüvitise põhimõtet ning läheneme meie taevasele isale, suudame me vastu panna raskustele ja katsumustele. Me võime öelda, nagu ütles mu ema, tulgu, mis tuleb, sa armasta seda. Vanem Wortlini sõnum on vägev õppetund mehelt, keda ma armastan ja kesel oli elav näide, kuidas usu kaudu päästjasse raskustest üle saada. Vanem Perry seisis siin kõnepuldis alles 6 kuud tagasi. Toona ei kujutanud me ettegi, et see tunnistus üldkonverentsil jääb tema viimaseks. Lubage mul lõpetada tunnistusega ja mu 9 aastakümmet siin maa peal teevad mind täiesti kõlblikuks ütlema, et mida vanemaks ma saan, seda enam ma mõistan, et pere on elu keskpunkt ja igavese õnne võti. Ma tänan oma naist, oma lapsi, oma lapselapsi ja lapselapselapsi ning kõiki sugulasi, kes muudavad mu elu nii rikkaks ja tõesti lausa igaveseks. Jätan sellest igavesest tõest oma tugevaima ja pühaima tunnistuse. Vanem Perry sõnum on vägev eluõppetund mehelt, keda armastan ja kes mõistis tänu tohutule kogemuste pagasile, kui tihedalt on perekond ja igavene õnn omavahel seotud. Juhataja Packer tunnistas 6 kuud tagasi toimunud üldkonverentsil isa õnneplaanist, päästelepitusest ja igavestest perekondadest. Ma tunnistan, et Jeesus on Kristus ja elava Jumala poeg. Ta seisab selle kiriku eesotsas. Tema lepituse ja preesterluse väe kaudu võivad pered, mis saavad alguse surelikkuses, olla koos läbi igavikkude. Ma olen tänulik lepituse eest, mis võib pesta puhtaks iga pleki, olgu see kui tahes raske, pikaajaline või mitmekordselt korratud. Lepitus võib teid taas vabaks teha, et puhtalt ja vääriliselt edasi minna. Juhataja Packeri viimane sõnum on eluõppetund mehelt, keda armastan ja kes kuulutas ühemõtteliselt ja korduvalt, et kogu kiriku tegevuse eesmärk on näha meest ja naist koos lastega rõõmsatena kodus,
kokku pitseerituna ajaks ja kogu igavikuks. Elder Scott proclaimed in his last Vanem Scott kuulutas oma viimases üldkonverentsi kõnes oktoobris 2014. taught, "We came to mortal Me tulime surelikku ellu life to grow just selleks, et katsumuste ja proovilepanekute najal kasvada. our Father in heaven." Väljakutsed aitavad meil saada üha enam oma taevaisa sarnaseks ja Jeesuse Kristuse lepitus võimaldab neile väljakutsetele vastu pidada. Come unto him. Tunnistan, et kui me tuleme tegusalt tema juurde, suudame pidada vastu igale kiusatusele, igale südamevalule, igale oma väljakutsele. Is a powerful lesson of a lifetime. Vanem Scotti kõne on vägev eluõppetund mehelt, keda armastan ja kes oli Kristuse nime armastatud eriline tunnistaja kogu maailma ees. Brothers and sisters, the Savior declared, "Whether by mine own voice or by the voice of my servants." Päästja ütles, olgu minu enda hääle või minu teenijate häälega, see on sama. Kuulakem ja võtkem kuulda Issanda volitatud esindajate õpetatud igavesi tõdesid. Kui seda teeme, luban ma, et meie usk taevasesse Isasse ja Jeesusesse Kristusesse muutub tugevamaks ja me saame vaimset juhatust ja kaitset meie eriliste olukordade ja vajaduste jaoks. With all the energy of my soul, I witness Ma tunnistan, the and living Christ, et elav Kristus affairs of his restored juhib oma taastatud ja elavat kirikut oma teenijate kaudu, testimony of keda on valitud tema nimest tunnistama. Tunnistan sellest Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.